Kevad on ju teadupärast see aeg, kui paastutakse ja meie räägime nüüd ühest kaalu langetamise ja keha puhastamise viisist. Eks neid keha puhastamise ja kaalu langetamise viise muidugi on väga palju ja on tore neid uurida, vaadata, mis endale kõige paremini sobib. Ja üks viis siis võiks ollagi doktor Simensi dieet. Lühidalt ma võin öelda, et me saame 23 päevaga kaalust alla vähemalt 5 kilo ja 40 päevaga on võimalik saada kaalust alla 8-15 kilo. Ja rõhutan, et see on täiesti tervislik viis kaalunumbri langetamiseks. Ja kõige paremini oskavad rääkida doktor Simensi dieedist need, kes on seda dieeti ise teinud. Marilyn ja Meelis, miks te otsustasite just Simensi dieedi kasuks? Mina otsustasin taaskord tegelikult Simensi dieedi kasuks puhtalt tulemuste pärast, sest ma esimesena ring, kui ma selle läbi tegin, tulemused olid head. Need olid väga head, üle ootuste head. Ja ma mõtlesin, et aga lähme uuesti. Selles suhtes jah, et mulle meeldib see, et ma olen siis 3 nädalat kuni 36 päeva vist on see kõige pikem, mis sa teha saad. Olen nagu sellise piitsa peal selle asemel, et olla, ma ei tea, terve elu teha mingi toitumiskava, et mul on lihtsam kuidagi ennast nagu kokku võtta selleks 3 nädalaks, teha nagu hardcore, süüaga oma 100 grammi kana ja asi vask, kui see, et ma nagu kogu aeg peaksin nagu iga päev kaaluma ja mõtma ja mõtlema, mida ma söön. Seal on ette nähtud mingisugused kogused siis valkupäevas, mingisugused kogused juurvilja, puuvilja, et sa saad neid kombineerida, et näiteks blogilugeja, kes meiega koos seda sel korral tegi, tema näiteks jaotas selle kogu toidu portsu nagu 2 ja sõi 2 korda päevas. Ja ta sõigi nagu oma selle 100 grammi valku, samas ta sõi sinna juurde mingi 400 grammi umbes kapsast ja mingi 300 grammi puuvilju, et ta tegelikult see toidu korra kogus oli päris suur, aga samas ta nagu kuidagi laveeris nii, et meie jälle pigem tegime seda, et me sõime mingi 4 korda päevas ja nagu väiksemaid portse. Mina ütleks, tegelikult kõige suurem motivaator on tulemused. Tulemused räägivad iseenda eest. Jah, see ei ole alguses kerge, kindlasti mitte, aga kui sa oled selle ree peale saanud ja kui sa näed need see kaalunumbrit langemas, sa näed oma kehast seda, oma näost, oma välimusest, siis see motivatsioon tegelikult aina tõuseb. Ja, et see on sama tegelikult, mis blogilugeja ka ütles, et ta pani endale eesmärgiks siis 4 nädalaga alla võtta 10 kilo, ta võitis selle 10 kilo esimese nädalaga alla, ja tema ütles ka seda, et ta tahab nüüd uuesti teha veel ühe ringi, sellepärast, et see kaalunumber ongi see, mis hullult nagu motiveerib. Aga kui me nüüd räägime numbritest, et te olete nüüd teinud 2 dieediringi, et mis siis nagu pärast seda ringi edasi saab, et kui püsib see number on? Mina võtsin nüüd teisel ringi ajal alla 7 kilo, kuigi ma eeldasin, et seda ei ole võimalik võtta, aga ometigi see kuskilt nagu läks. Ja ma näen seda riietest. Et mina tahaks kõigile neile öelda, kes naisterahvad just eriti, kes mõtlevad, et kas minna dieedile või mitte, kas Simens on ikka see kõige õigem. Jah, see on minge, sest see kaalunumber, mis langeb, on nagu amazing ja mis kõige parem uudis on see, et pärast seda, kui kaal on langenud, saate kogu oma garderoobi välja vahetada, sest kõik riided on suureks jäänud ja mis saaks olla veel parem vabandus uute riiete ostmiseks, kui langed kaalunumber. Meil on praegust käimas ka Facebookis vaatajamäng. Kui lähete Simensi dieet Facebooki lehele, siis näete seda. Ja kõik, kes soovivad langetada märtsikuus oma kaalunumbrit ja ühtlasi puhastada ka oma keha, saavad külastada meie kodulehte simensidiet.ee. Leidke alati enda jaoks sobib viis kaalu langetamiseks ja kõige olulisem on see, et see viis oleks tervislik.